Aitäh ja rõõm teid kõiki tervitada. Mina olen Mondost ja minuga koos on siin täna ka Mari Jõgiste ja Meelis-Niine. Viktoriaga te juba olete tutvunud ja kaasas on ka Andrei, kes esindab siis ÜRO matkenoori. Nii, ma teen nüüd ka selle suurepärase katsetuse, et kas ka minu ekraan saab jagatud teiega. Nii, kas näete nüüd Mondo Maailmakooli ekraani? Jaa, no suurepärane. Siis kõik toimib. Et meie siis töötame täna nii, et meil on kokku 1,5 tundi. Me teeme alguses väga väikse sissejuhatuse omalt poolt paari sellisesse olulisse teemasse, mis meil Mondol sellel ja ka järgmistel aastatel laual on. Ja seejärel me saame teha 2 sellist sessioonide plokki, et me saame minna laiali 3 erinevasse väiksesse tuppa ja arutada siis mingeid teemasid lähemalt. Ja vahepeal siis teeme vahetuse, nii et igaüks saab sellises 2 erinevat teemat siis natukene sügavamalt kuulda ja loodetavasti ka arutleda ja kaasa mõelda. Neid ma siis juba tutvustasin ja tahtsin siia panna ka väikse pildi, et olete ka väga oodatud meile Mondosse külla. Me asume Telliskivi loomelinnakus. Te võite ka siin käega chatis märku anda, kes on käinud Mondo kontoris näiteks. Ja siin on siis kogu Mondo tiim, et meid on tegelikult väga palju. Ja ma ütleks, et isegi peaaegu pooled on ühel või teisel moel kas siis olnud maailmahariduse teemadega seotud või on täna. Ja meie hulgas on ka palju selliseid, kes on olnud Mondo vabatahtlikud erinevates riikides, nii et meil on ka selline oma side erinevate riikidega üle maailma, nii et paljud neid kestliku arengu teemadest, keskkonnateemadest, inimarengu teemadest on meile südamelähedased. Ja ma võib-olla tervituseks tahaks öelda veel teile kõigile ka seda, et see UNESCO koolivõrgustik on meie jaoks äärmiselt oluline võrgustik, sest me saime ammu aru, et meie ei jõua igale poole üle Eesti igasse kogukonda või iga Eesti nooreni. Et sellepärast ongi hästi tore, et on selline aktiivne ring koole, kes siis oma koolides teevad erinevaid maailmahariduslikke tegevusi, korraldavad maailmanädalaid ja teevad seda igapäevast tööd oma koolis. Nii et meil on hea meel, et olete meiega ja me loodame, et see koolide ring aasta-aastalt järjest kasvab. Ja meie enda rolli näeme siis pigem, et olla teile toeks, pakkuda teile materjale, kuulata teie soove ja mõelda kaasa, et mida me üheskoos võiksime ka tulevikus teha. Ja panin siia ette ka meie Mondo Maailmakooli Facebooki lehe, et kui keegi teist ei ole veel seda laikinud või seda jälgima hakanud, et siis kindlasti järgige meid Facebookis, et see on selline kõige operatiivsem kanal, kuhu me alati postitame, kui on tulemas mõni põnev koolitus või on muid osalemisviise või on valmis saanud midagi uut ja põnevat. Et näiteks oli meil just Tallinnas linastus üks hästi huvitav film Tere tulemast Soodomasse Kumu dokumentaali raames. Et igasuguseid põnevaid sündmusi ja materjale meie kaudu saab. Nii. Aga nüüd ma annaksin lühikeseks sissejuhatuseks sõna Meelisele, et meil on nimelt siis sellel ja siis tegelikult järgmisel 2 aastal ka fookuses 2 suurt teemat, millel me siis põhiliselt koolitusi teeme, materjale koostame, dokumentaalfilme ostame ja erinevaid projekte teeme. Et nendeks on siis ränne ja kliimamuutused. Nii et teeme siin praegu ka sellise 3-minutilise sissejuhatuse kummassegi sellesse teemasse ja pärast väikestes gruppides saab siis ka neid teemasid edasi arutada. Palun sõna sulle, Meelis. Aitäh, Diana. Tere teile kõikidele minu poolt ka. Et räägin natukene rändest. Et kõigepealt üldse, miks ränne on oluline teema. Ja mulle tundub, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Kas ränne on oluline ja miks ta on oluline? Aga mis mulle tundub on see, et meil kõikidel ilmselt on keegi, keda me teame, kes on Eestist kunagi välja rännanud või me oleme ise elanud mingit perioodi kusagil välismaal
ja võib-olla meil on tuttavaid, kes on tulnud, uusi tuttavaid, kes on Eestisse elama asunud, võib-olla on teil näiteks klassikaaslasi, kes on tulnud kusagilt välismaalt. Ja kui me oskame nagu rändeteemadest aru saada, me saame aru, mis seondub integratsiooniga, kuidas inimesed kohanevad, siis sellisel juhul me oskame paremini toetada ka tegelikult neid inimesi, kes on näiteks teie klassi tulnud õppima, nii et me saame olla toetavamad. Ja samuti teine selline koht, kus me saame rändest palju kuulda ja kus me nii-öelda rändeteemadega kokku puutume, on läbi meedia, sellepärast et meediast tihti see pilt, nii-öelda, mis rände kohta luuakse, ei ole alati kõige tasakaalustatum või me kuuleme ka näiteks poliitikute sõnavõtte rände osas, et kuidas nii-öelda kriitiliselt ja kaalutletult rändeteema peale mõelda, et ühesõnaga, mida rohkem meil on nii-öelda taustainformatsiooni erinevat rändega seotud aspektide kohta, seda kriitilisemalt me oskame tegelikult jälgida meediat. Nii et küsimus minu meelest lõppkokkuvõttes ei olegi see, et kas me suhtume rändesse hästi positiivselt, kas me oleme väga liberaalsed või me oleme konservatiivsemad. Pigem on see, et me oskaksime oma arvamusi põhjendada, et me oskaksime, et ränne on selles suhtes hea teema, mille puhul me saame nii-öelda arendada sellist kriitilist mõtlemisoskust ja et arutada siis, kuidas seda kriitilist mõtlemisoskust rände teemal edasi arendada. Me saamegi nüüd meie töötubades pärast täpsemalt teiega arutada. Et see oleks minu selline lühikene sissejuhatus. Aitäh sulle, Meelis. Et ränne on siis üks suur teema, mis meil laual on ja teine suur teema on kliimamuutused. Kliimamuutuste osas siis see on ja sellest saab kindlasti selle sajandi kõige suurem väljakutse. Et see, kuidas me inimkonnana, ühiskondadena saame edasi elada, see sõltub sellest, kuidas me tegelikult suudame nende juba käimasolevate muutustega kohaneda, kuidas me suudame neid muutusi pidurdada. Nii et sellest sõltub meie kõigi elu ja elukvaliteet siin maal. Nii et sellepärast on ka Mondo selle üheks suureks teemaks võtnud. Ja miks Mondo selle teemaga ka tegeleb, on sellepärast, et me näeme kindlasti seda, et küsimus ei ole ainult selline loodusteaduslik. Et see kliimamuutused ei ole teema, mida peaks käsitlema ainult loodusainetes näiteks koolis, vaid tegelikult see on teema, mis hõlmab kõiki meie eluvaldkondi. Kui me ka Eestis räägime, et väga suur väljakutse on see, kust meie energia tuleb, kas me jätkuvalt ja kui kaua me kasutame põlevkivi, mis on meie väga suure jalajälje põhjustaja, et siis tuleb kohe käiku ka küsimus tegelikult Ida-Virumaast ja sellest, et kuidas Ida-Virumaa inimesed siis edasi elavad, kui me näiteks päevapealt otsustaksime sulgeda kõik kaevandused, milliseid lahendusi tuleb pakkuda sinna, et inimeste elujärg märgatavalt ei halveneks, et inimestel oleks jätkuvalt tööd, et see ei tekitaks konflikte riigi sees või rahutusi, et need kliimamuutused toovad endaga kaasa hästi palju küsimusi sotsiaalvaldkonnast, tervisest ja nii edasi. Nii et sellepärast Mondo ka vaatab seda teemat kui sellist ühte suurt globaalset teemat, mille sees on väga palju eri tahke. Ja me loodame siis kõiki õpetajaid toetada nende teemade käsitlemisel ja meil on plaanis ka erinevad tegevused otse noortega. Mis veel Mondot seob kliimamuutuste teemaga, on see, et kliimamuutuste negatiivne mõju on juba täna näha paljudes riikides, kus Mondo töötab. Et me kuuleme näiteks Kongo külast, Põhja-Ghanast, kus me oleme üle 10 aasta töötanud, kuidas nad on täielikus segaduses selles osas, millal hakata põldu harima, millal võib seemne maha külvata, sest vihmamustrid on täiesti segamini. Nad võivad kaotada kogu saagi, sellepärast, et peale tuleb põud. Põuad võivad kesta mitu aastat. Kui siis lõpuks tulevad vihmad, siis need põhjustavad üleujutusi. Et just 2 nädalat tagasi oli suur üleujutus Kongo külas, kus paljud majapidamised hävisid.
Nii et see juba täna mõjutab väga valusalt paljusid kogukondi üle maailma ja Mondo organisatsioonina, kes tahab seda, et kõigil maailma inimestel oleks inimväärne elu, siis loomulikult me peame tegelema ka selle teemaga ja hoolime sellest, kuhu see kliimamuutuste teema on suundumas. Ma juba mainisin seda, et miks me Eesti inimestena peame kliimamuutuste teemast hoolima, on see, et Eesti on Euroopa Liidu kõige saastavamate riikide hulgas siis inimese kohta. Et meil on äärmiselt suur süsiniku jalajälg just peamiselt selle tõttu, et me kasutame põlevkivienergiat. Et me peame kindlasti pingutama, et sellest eemale liikuda. See positiivne noot on see, et kliimamuutusi on tegelikult võimalik pidurdada, mitte küll täiesti ümber pöörata ja meil on võimalik nendega kohaneda, aga tegutseda tuleb nii üksikisiku tasandil, meie oma tarbimisvalikutes, kui ka see, mis on veel olulisem, on muidugi see, et milliseid otsuseid teeb meie riik, meie valitsus ja kuidas globaalselt riigid ja riigijuhid sellel teemal kokku leppivad. Ja Mondo siis osaleb projektis nimega One Planet for All, mis kestab 2023. aastani ja see projekt keskendubki kliimamuutuste teadlikkuse tõstmisele noorte hulgas ja seal osaleb veel 12 Eesti riiki, Euroopa riiki lisaks Eestile ja kaasame ka riike, siis erinevaid Aafrika riike ja Aasia riike, et nendega ka kogemusi vahetada. Nii et selline väike ülevaade kahest suurest teemast, mis Mondol siis lähiaastatel laual on. Ja nüüd me olemegi sealmaal, et me jaguneme siis 3 toa vahel. Ühes toas räägitakse rändest, seda juhib Meelis. Teises toas oleme mina ja Mari ja me räägime kliimamuutustest ja erinevatest tegevustest, mis siis kliimamuutuste teemal koolid ja noored teha saavad. Ja siis on meil ka 3. tuba, mille pealkirjaks on ÜRO ja noored ja seal on siis Andrei ja Victoria räägivad teile, et millised tegevused on siis sellises noorte ja rahvusvahelise koostöö plaanis kavas. Meil on seal natukene alla poole tunni ja siis meid visatakse tagasi siia suurde tuppa ja siis me saame jaguneda uuesti erinevate tubade vahel. Nii et teemegi siis selle jagunemise ära ja kohtume poole tunni pärast. No nii, tervist kõigile, kes on tagasi jõudnud. Tundub, et taaskord on vist siis vähemalt üks grupp on vist veel tulemas, ootame siis nemad ka ära. Kas keegi tahab juba jagada, kas ta kuulis midagi põnevat ja tahab kohe tegutsema asuda? No, mina arvan ilmselgelt, et mul tuleb üks filmi õhtu korraldada. See on väga ägedad filmid. Ma ei ole veel ühtegi jõudnud vaadata. Väga tore ja, et need, kes meie kliimamuutuste töötuppa siis ei sattunud, et me tutvustasime 5 uut filmi, millest üks nimega Greta põlvkond on maailmakool.ee veebilehel filmikogus juba olemas, aga 4 filmi on ka siin lähema kuu või paari jooksul siis tõlkeid ja subtiitreid peale saamas, nii et mitmed uued ja väga head kliimamuutuste teemalised filmid on tulemas. Kedi korraldab filmiõhtu, võib-olla mõni veel saab sellest inspiratsiooni ja vaatab filme koos õpilastega.